Kujuta ette, et sa oled laevakapten. Sul on kõik pardal, meeskond, kütus, varustus ja raha. Aga kui sul pole selget sihtkohta ega kaarti, siis sa lihtsalt sõidad ringi. Võib-olla satud kuhugi ilusasse kohta, aga võib-olla triivid tormis. Kui sul pole selget strateegiat, siis sa ei investeeri, sa lihtsalt proovid õnne. Sa ostad aktsiaid, sest keegi mainis neid. Müüd, kui turul on paanika. Võib-olla õnnestub, aga võib-olla teed vea, mis maksab sulle tuhandeid. Täna räägime sellest, kuidas luua selge investeerimisstrateegia, mis ei põhine hirmul või lootusel, vaid teadlikkusel. Strateegia, mis aitab sul ehitada püsivat jõukust samm-sammult. Mina olen Val Arumäe ja sa vaatad Starfish Academy kanalit, kus iga nädal jagame sinuga õppetunde rahast, investeerimisest ja ettevõtlusest. Esimene asi, mida sa vajad, pole Exceli tabel ega börsigraafik. Pead hoopis teadma, miks sa üldse investeerid. Sest kui sul pole selget eesmärki, siis iga pakkumine tundub hea ja iga langus tundub katastroofina. Sinu eesmärk võib olla passiivne tulu, et ühel hetkel palgatöös vabaneda. Või pensionifond, mis annab sulle kindluse tulevikus. Või raha, et lapsed saaksid õppida seal, kus nad päriselt tahavad. Sinu miks annab su investeerimisstrateegiale fookuse. See aitab sul hinnata, kas mingi investeering viib sind sellele eesmärgile lähemale või mitte. Teiseks, sa pead otsustama, kui palju riski sa oled valmis võtma. Seda ei määra ainult sinu julgus, vaid ka su eluolukord. Kui sul on stabiilne töö, säästud ja vähe kohustusi, võid sa lubada endale rohkem volatiilsust. Kui sul on pere, laenud ja iga kuu pingeline, siis su strateegia peab olema rahulikum. See pole argus, vaid see on vastutus. Riski hindamine tähendab ka ajahorisondi määramist. Kui sa investeerid lühikeseks ajaks, näiteks järgmise 2 aasta jooksul kodu sissemakseks, siis sa ei pane seda raha aktsiatesse. Kui sa investeerid 20-30 aastaks, näiteks pensioniks, siis on sul aega turu kõikumisi üle elada. Kolmandaks tuleb veel küsimus, kuhu ma investeerin. Ja see on koht, kus paljud takerduvad. Nad küsivad, milline on parim varaklass. Tegelikult peaks küsima hoopis, milline varaklass sobib minu eesmärgi ja riskitaluvusega kõige paremini. Kui sa näiteks alles alustad ja sul on enam kui 10 aastat aega, siis ei tundu üksikute üürikorteritega passiivse rahavoo tagaajamine kõige targema strateegiana. Arvuta välja, mitu üürikorterit sul vaja läheb selleks, et kõik oma tänased kulud ära katta. Ja muidugi sellise arvestusega, et järgmised paarkümmend aastat maksad ka laenukulusid. Ehk siis, mis on sinu eesmärk, sinu ajaline horisont ja muidugi sinu riskitaluvus. Strateegia tähendab, et sa ei hüppa ühest võimalusest teise, vaid sul on süsteem, mis ütleb, millal ma ostan, kui palju ma investeerin ja kui kaua ma hoian ja millal ma müün. Võtame näiteks strateegia nimega investeeri igal kuul sama summa indeksfondi. See kõlab lihtsana ja tegelikult ongi. Aga selle taga on tugev loogika. Sa väldid ajastamise riski. Sa ajutad ostuhinda ja sa hoiad kulud madalad. Ja sa ehitad üles midagi, mille puhul sa ei pea iga päev uudiseid jälgima. Teine strateegia võib olla osta dividendiaktsiaid, mis on kasvatanud dividende vähemalt 10 aastat järjest. Taaskord, sul on reegel, mis juhib su otsuseid. Sa ei lase emotsioonidel juhtida. Sa ei tee otsuseid paanika või FOMO põhjal, aga ükski strateegia ei tööta, kui sa ei ole distsiplineeritud. Investeerimine ei tähenda ainult ostmist. See tähendab igakuist tegutsemist, isegi kui turul on vaikus. See tähendab rahulikuks jäämist, kui teised müüvad. See tähendab süsteemi usaldamist isegi siis, kui see tundub igav. Kui sa küsid, milline strateegia viib püsiva jõukuseni, siis vastus ei ole see üks konkreetne varaklass või see üks saladus, mida mitte keegi ei tea. Vastus on järjepidevus, lihtsus ja selgus. Raha ei kasva kaoses, raha kasvab selguses. Strateegia on sinu isiklik rahaline GPS. Kui sa tead, kuhu sa lähed ja sa oled nõus sõitma läbi ka kehva ilma, siis sa jõuad pärale. Kui sa täna istud olukorras, kus sul on raha ja isegi tahtmine investeerida, aga sa ei liigu, sest sa ei tea, kuidas, siis see video on loodetavasti olnud sinu esimene samm. Nüüd aga mõtle läbi ja kirjuta üles, mis on su investeerimise eesmärk? Kui palju sa oled valmis investeerima kuus? Mis on su ajahorisont ja riskitase? Millist vara sa hakkad ostma? Kui sa paned need 4 asja kirja, on su strateegia algus olemas. Kõik muu tuleb õppimise ja kogemusega.
raha kasvab kõige paremini siis, kui sa ei tegutse juhuslikult, vaid kindla suunaga. Ehk tee oma plaan ja siis järgi seda. Kui see video oli sulle kasulik, siis vajuta like ja jaga seda kellegagi, kes tahab investeerida, aga ei julge alustada. Ja kui sa tahad veel videosid, mis toovad investeerimise keerulised teemad lihtsasse keelde, siis vajuta subscribe ja kohtume juba järgmisel korral.